Otse Tartu linna piiril Valga maantee ääres asub Eesti esinduslikum kauplus, mis tegeleb ATV-de müügi ja hooldusega. CF Moto. Just sama mark on aastatega kasvanud ka Eesti enim müüdud brändiks. Seesama fakt tingis ka oma maja vajaduse. 10 aastaga on nii palju sõidukid müüdud, et väiksemad tingimused enam ei võimaldanud neid hooldada. Ja nüüd tänu uuele majale siis saime suuremad hooldustingimused ja suudame pakkuda paremat kvaliteetsemat hooldusteenust, järelteenust. ATV-de hooldusel ongi 2 selget vahet. On paljud, kes panevad nüüd oma sõidurista talvekorterisse, teistel alles hooaeg algab. Hooldus ATV puhul on sama oluline kui mootorratta või auto puhul, et igat laadi sõidukil on kindlasti siis oma hooldusvälp ette antud tootjate poolt ja seda tuleb jälgida, et kui ATV on maastikusõiduk või reeglina maastikusõiduk ja kasutatakse seda siis karmimates tingimustes, seda läbi tuleb teda ka siis tihedamini hooldada. CF Moto tehas annab siis edasimüüjatele või maaletoojatele korralduse, et edasimüüjaks võib olla ainult ettevõtte, kes suudab hooldust ja järelteenist pakkuda. Meie siis omalt poolt toetame veel oma edasimüüjad sellega, et me koolitame neid 2 korda aastas üle, et kuidas siis sõidukit õigesti hooldada, räägime nüanssidest, uuendustest ja siis on alati edasimüüjate hooldemeeskonnad ka siis informeeritud ja oskavad neid õigesti hooldada. Enamus sükeste, ütleme, et ATV-laadi sõidukitel on hooldusvälp circa 1000 kilomeetrit. See tuleneb kindlasti sellest, et neid kasutatakse väga rasketes tingimustes või tihti väga rasketes tingimustes, mitte küll alati. Teine on see, et kord aastas tuleb ka hooldada seda sõidukit, mida kasutatakse väga harva. Et seal lihtsa põhjusel, et kas või kütusesüsteem ja õhufiltrisüsteem üle hooldada, sest on siin markantseid näiteid, kus sõiduk tuleb hooldusesse, et ei tööta hästi ja õhufiltri avades avame seal siuke poolkotitäit koera toitu, et mida rotid on sinna vedanud. Kui kütus väga kaua paagis seisab, see võib tekitada jälle omakorda igasuguseid hälbeid mootorite töös ja kütusefiltrid, asjad tuleb ikkagi korra aastas välja vahetada, eriti nendel masinatel, mis vähe sõidavad. ATV hooaeg pigem algab sügisel ja enne hooaja algust, enne lumetulekut on väga mõistlik sõiduk ära hooldada. Hooldamine tagab teile selle, et te saate muretult siis lund lükata või puid vedada või niisama fanni sõita, kes kuidas. Kui tekib ikkagi see tagavaraosade probleem, kas üle Eesti on võimalik see tagavaraosa CF Moto ATV-le saada ka piisavalt kiiresti, sest klient on alati selline, kes tahab hästi ruttu ja kohe saab? Jah, CF Motol on see hea, et meie selle oma 10 aasta või 11 aasta tööga oleme suutnud esiteks nii palju sõidukid Eestisse müüa, et meil on põhjust seda varuosa koha peal hoida. Ja see on kindlasti klientidele hea, sest kui meil on varuosa koha peal, see tähendab seda, et ta saab oma sõiduki mis tahes olukorras väga kiiresti korda. ATV ongi saamas hobisõidukist tõsiseks tööriistaks. Tundub küll sedasi, jah, et sihukest loomulikult kasutatakse neid sõidukeid pigem siis 2-in-1, eks 2-1, kuigi pigem jah, ostmise ettekääne on pigem ikkagi töölaadi. Erinevate lahenduste puhul lisaseadmete koha pealt ilmselt võib vaid fantaasial lasta lennata. ATV-ga saab niita muru ja teha keerulisemaid taimekaitsetöid. Kõik on võimalik. Tuleb toimida just nii, nagu keegi heaks arvab, kas sõidurist talvekorterisse või sealt välja. Mõlemad variandid on head. Igal juhul on tähtis, et on korras masin ja rõõmu jagu.